esimene etapp oli asukoha valik, sellega valiti välja piirkond, see siin taga on näha selle punase joonega ala. Ja pärast asukoha eelvaliku etappi tehti siis planeeringu detaillahendus. Detailse lahendusega määrati ära siis see, kuhu kohta saab ehitada tuulikuid, kus on juurdepääsu teed. Planeering koosneb seletuskirjast ja joonistest. Seletuskirjas on ca 20 lehekülge tingimusi, siis, mida kõige tuleb täita selle tuulepargi tegemisel. Kokku on planeeritud 12 elektrituuliku jaoks hoonestusalad ja krundid. Need on siis minu selja taga seina peal. Need kohad, siis, kus need täpid on, nendes kohtades on siis tuulikud. Need mustad jooned on siis ühendusteed, mis nende tuulikute juurde viivad. Valdavalt, ütleme, on see tuuleparki läbiv, siin on RMK tee, on täna olemas. Selle RMK tee pealt siis on kavandatud uued teed siis nendele tuuliku positsioonidele. Ehitada võib 12 kuni 290 meetri kõrgust tuulikut. Ühendus põhivõrguga on, seda ei ole täpselt määratud, on välja pakutud erinevaid variantlahendusi. On siis võimalus see, et liitutakse, see on paika pandud, et ühendus tuleb maakaabliga, õhuliini ei ehitata ja saab siis kas kablialajaama liituda, paiksusalajaama liituda või siis üldse sinna üles sindialajaama. Missuke see täpne lahendus tuleb, saab paika siis, kui Elering väljastab siis lõplikult pärast planeeringu kehtestamist tingimusi. See olekski hästi lühidalt kõik. Võib-olla see veel, et kõik see tulemus siis baseerub, veel sissejuhatuse kirjati, tulemus baseerub siis keskkonnamõju strateegilisel hindamisel, et too dokument on mahukam ja tolles siis ongi sünteesitud see planeeringu dokument siis oma tingimustega. Aitäh! Tere! Mina olen Piret Toomre. Osadega me oleme siin korduvalt kohtunud. On ka uusi nägusid. Mina olen selle planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise juhtekspert. Olin ka selle esimese etapi juhtekspert, kui esimesel etapil viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille ülesanne oli siis selle suure planeeringuala sees leida siis sobilik asukoht tuulepargile, siis detailse lahenduse keskkonnamõju hindamise eesmärk on siis leida võimalikult vähe keskkonnamõju põhjustavad asukohad tuulikutele ja seada siis neile ka tingimused ehituseks, kasutuseks, järelseireks. Selle planeeringu lahendus, siis selle keskkonnamõju hindamise tegemiseks alusuuringutena on seal tehtud siis ühe hooaja väldanud linnustiku uuring, nahkhiirte uuring, rohevõrgustiku uuring. Rohevõrgustiku uuring siis tegeles nii ulukite kui siis taimede võimaliku loodusega. Need on siis loodusuuringud selleks, et uurida loodust, sest jah, keskkonnamõju hindamise algne idee on olnud see, et arvestada ka looduskeskkonnaga. Aga kuna ka inimene on osa loodusest, siis on, ma ütleks, et umbes pool sellest mõju hindamisest on siis tegeleb teemadega müra, varjutus, visuaal, mis on siis sellised peamised inimest mõjutavad tegurid tuuleparkide kavandamisel. Aga samal ajal siis mõju hindamine peab arvestama ka selle tegevuse eesmärki. Tegevuse eesmärk on taastuvenergia arendamine ja tuulepargi rajamine. Looduskeskkonna osas siin on olnud selle pargi osas üsna palju diskussioone. Seal on üks väga oluline siis leiti selle
nende uuringute käigus üks kassikapu elupaik, see tegelikult siis esimese kategooria liik. Sellest tulenevalt on seda planeeringulahendust muudetud eeskätt seal ülemises otsas esialgu kavandatud lahenduses, siis sinna põhja poole ei ole võimalik tuulikuid looduskaitselistel põhjustel kavandada. Ja lähtuvalt siis mõju hindamises tulemustest on siis planeeringusse tulnud rida tingimusi, nii siis looduskeskkonna poole pealt, näiteks tuleb seal pärast läbi viia siis ka linnustikuseiret, et teha siis selgelt hukkunud, kas seal esineb lindude hukkumist ja kas tuleb rakendada tagantjärgi mingeid käitamismeetmeid tuulikutele. Ja samuti siis on seatud tingimus, et milliseid müratasemeid tuleb tagada ja milliseid varjutustasemeid tuleb tagada. Sealjuures on siis tuulikuid, mille osas on seatud siis tingimused näiteks varjutuse osas siis varjutuse tasemet, olulise varjutuse taseme vältimiseks siis elamualadel, sest tegelikult tähendab, et teatud tuulikutele tuleb panna siis niisugused juhtimissüsteemid, mis vaatavad, et kui see vari langeb häirivalt elamualale, siis see tuulik selleks ajaks peatatakse. Et siis mõju hindamisest tuleb siis rida erinevaid keskkonnaalaseid tingimusi, mis on siis planeeringu seletuskirja kantud ja mida siis tuleb planeeringu elluviimisel rakendada. Küsiks võib, aga kui ma ei saa jutust aru, kui kauge on see mõjuala, te nagu ei räägi sellest, te ütlete, et linnud seal kaugel ei häiritud, ei saa, aga kui kauge on, kui suur on see ala siis ühel tuulikul? Et see on nagu väga oluline. Kui suur on, mille ala? Keskkonnamõjude kahjustusala. Võibki olla erinev mõjuala, eks ju. Ja kus kuhuni? Kui me linnustiku osas räägime, et siis meid huvitab see, millised linnud käivad sellel alal. Nad võivad tulla teatud linnuliigid tulevad väga kaugel. Aga millegipärast Euroopa Liit on pannud tingimused, et mõõtke loodust, mõõtke muid asju, aga miks just nimelt härra küsis, miks inimese kohta ei ole mitte mingit küsitlustega ega erilisi hindamisi ei teha? Miks on see loodus nagu tähtsam? Ütleks, et kui me looduskeskkonna poole uurime seda, mis seal on, sest me ei tea, mis seal on. No inimese puhul teab. Inimesed on. Inimene on looduse osa. Te olete kindlasti väga teadlik, Saarde vallas on väga suured probleemid, seal on kas 9 tuulikut. Tagasiside on juba väga hea inimestel, et inimesed lahkuvad oma kodudest juba tasapisi. Sest kuna seal ei ole võimalik elada, paljud inimestel on väga suured terviseprobleemid tekkinud. Et kas nendest terviseprobleemidest ka täna kuuleme miskit? Ikka negatiivsetest mõjudest tuleb ka rääkida. Jaa, räägime negatiivsetest mõjudest. Ma ütleks, et kas aruandes on ära kirjeldatud võimalikud negatiivsed mõjud. Madalsagedus heli ei mainitud ka siin. Et oli müra, on üks asi. On madalsagedusliku heli teema. Miks te ei mainitud? Mul on kokkulepe või ettepanek, et Agne tutvustab meile ära need avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekud. Need ei olnud palju. Siis on meil õigus ja teil on õigus küsida kõiki neid küsimusi arutelu käigus, mille jaoks on meil aeg ette nähtud. Ei lähe ju. Õigus. Okei, aitäh. Õigus. Kõigepealt, et see avalik väljapanek kestis kuu aega 6. novembrist kuni 6. detsembrini. Planeeringut, kes ta vahet aruannet lugenud ja kõik, kes on tahtnud, on oma kirjalikud ettepanekud esitanud. Kuidas? Kõik, kes on selles tuulikute siis otseses selles planeeringualas ja kõik, kellel on eluruumid 3 kilomeetri ulatuses, pidid saama isikliku kirja. Et kui te olete 3 kilomeetri ulatuses ja teile kirja saanud, siis on kuskil mingisugune viga. Sellest poole 3 kilomeetrit. Ei mõju. Mingit mõju ei ole. See on see, mida meile on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi poolt soovitatud, kuidas seda planeeringut
ei ole niimoodi, et Jaa. see on udujutt, et ma lugesin ka seda planeeringu, mis seal teil välja käiakse. 3 kilomeetrit, 2-3 kilomeetrit on see ala, mida keskkonnatasude seaduse järgi tuleb ja siis sellepärast kompenseerida. neid Aga kaasata tuleb kõik, kes on mõjutatud. keskkonna, Planeerimisseadus ütleb selgelt, kaasata tuleb kõik, kes on mõjutatud. keskkonnatasude seadus ongi tehtud selle jaoks, et häiringuid inimestele kompenseerida. Järelikult tervist ei on eeldatud, kompenseeri. et häiringud ongi 2 või 3 kilomeetri ulatuses ja sellepärast me aga rahaga tervist ei osta ju. Agnel on ma ei saa ettekanne. rääkida, et lihtsalt ma tahan öelda, et kõik inimesed, kes tahtsid oma kirjalikke ettepanekuid teha, nendel oli selleks aega. 3 inimest tegid oma kirjalikke ettepanekuid. aga me tahame ju kuulata ju teie käest, millised on keskkonnamõjud ja siis tekib ju küsimusi. Inimene tutvustab teile avalikul väljapanekul laekunud Aitäh, ettepanekuid aitäh. ja siis tuleb Jaa, aru. saime aru sellest, aitäh. et ma ei tea, kas nendest 3-st on keegi kohal, kes kirjalikke ettepanekuid tegid, et selle arutelu eesmärk on tegelikult see, et need inimesed, kes kirjalikke ettepanekuid tegid, et nendega veel kord nagu kokku leppida, mitte nagu avalikul arutelul korjata veel nagu mingeid ettepanekuid, et planeerimisprotsess tegelikult seda nagu otseselt ette ei näe. aga inimlikkus kuhu jääb? Aga te pole ju kaasanud ju, kui on 3 kilomeetrit, siis 3 kilomeetrit on võib-olla 4 inimest. Marek, kuulame ära ja siis hakkame rääkima. Oled kasusaaja? Ei ole, aga ma tahan Siis kuulata. ta ei räägi sinust. Sa oled kasusaaja. Esimene ettepanek Siis oli, sinu kinni, jah. või tähendab, esimene arvamus oligi inimesed, kes olid lihtsalt kategooriliselt selle vastu. Tema sellega ei nõustu. Ja tema see küsimus oli, et kes sellest nagu vastutab. Et temale me ka selgitasime, et selle planeeringu lõpuks kehtestab Pärnu linnavolikogu. Et selle planeeringu eesmärk tuleneb Eesti riigi eesmärkidest. Eesti riik on teatavasti võtnud endale eesmärgiks 2030 100% elektrist toota taastuvatest allikatest. Et tegelikult omavalitsus ja arendajad siin täidavad lihtsalt riigi seatud eesmärke. Et need ei ole nagu kellegi omavalitsuse nagu peast tulnud, on ju. Ja siis need teised 2 inimest, nemad olid siis mures, nemad elavadki tegelikult selles 3 kilomeetri tsoonis. Nemad said kirja ja nemad olid mures sellepärast, et nende samade siis sotsiaalmeedias ja igal pool mujal meedias tõstatatud siis teemade pärast, et mis juba siin läbi käisid, ka see Saarde valla teema, et kuidas see mõjub nende tervisele ja nendele sai ka selgitatud ja nad ka küsisid seda, et mida te olete juba mõistanud või et kuidas te neid inimeste tervise mõjusid hindate, et me ei saa ette midagi mõistada, müra ei saa mõistada, kui seda veel ei ole, et seda modelleeritakse, et nende tuulikutel on sertifikaadid, kus on määratud, millist müraemissiooni nad tekitavad ja selle järgi tehakse mudelid ja selle järgi hinnatakse seda, et kas milline see müratase on. Ja need hinnangud on kõik siin KSA aruandes olemas, nii müra kui madalsagedusliku müra kohta. Ja Terviseamet on selle planeeringu kooskõlastanud, ainuke amet Eesti riigis, kes võib selle kohta midagi öelda. Kõikidele Eestis kehtivatele normidele see planeering vastab. Ma ei hakka seda siin nagu ette lugema, et need lähevad ka planeeringu menetluse materjalide juurde. Sama, mida ma juba enne rääkisin ja siis need samad inimesed saatsid nagu samal teemal veel 2 kirja. Et me vastasime neile 1 kirjaga. Ja siis tegi veel ühe ettepaneku Enefit Green, kes on üks arendaja, tal oli siis ettepanek 1 tuulikut nihutada mõnekümne meetri võrra, et mida sai teha, kuna see tuuliku nihutamine ühtki mõju nagu ei muutnud, et ei müra ega mingit
meil ei tulnud, et kui inimeselt ükskõik, kui te olete täna siia tulnud, järelikult te oleks sellest teavitatud olnud, et oleks saanud oma ettepanekuid teha. kas Enefiti arvamus oli ainuke, millega te arvestasite või? See oli väga konkreetne ettepanek, nendel oli vaja, me arvestasime kõikidega või me vastasime kõikidele. Et seal ei olnud ühtegi konkreetset ettepanekut, et tehke, ma ei tea, nihutage ühte tuulikut siia-sinna, et mida me oleks saanud konkreetselt teha. Me vastasime neile kõiki neid probleeme, mis nad on püstitanud, neid on kõiki 2 aruandes käsitletud. Huvitav on üks tähelepanek, et te ütlete, et me ei saa müra mõõta nüüd enne, kui paneme tuuliku püsti. Kus see loogika? Kas te võtate hiljem maha siis, kui see inimestele tervisele osutub kahjulikuks või võtate maha tuulikud? Ei, mina ei võta ei, no kes võtab siis? Terviseamet, kui sul on ükskõik milline mürakaebus, kas või ööklubi, siis sa ju pöördud Terviseameti poole ja ütled, et see see ei vii kuhugi, niikuinii. See ei ole praegu võrdlev nagu. Te segate koosolekut, küsimusi esitada. Vastan sellele, et ta ütles, et tuulikute müra ei saa mõõta, seda modelleeritakse. Ta ütles sellise lause. Ja see käibki niimoodi, kui nüüd tuuleparke kavandatakse, siis modelleeritakse see, kui kaugele see müra levib. Kas meil ei ole ühtegi tuulikut, mida mõõta või miks te räägite? Kontekst on ju täiesti erinev. Mis asja? Kõik tuulikud erinevad või? Mis kontekstid? Me modelleerime objekti, mida ei ole, aga see, kuidas modelleerida ja mida modelleerida, see ju tulenebki erinevatest mõõtmistest teistest tuuleparkidest. Aga kas te võtate siis tuuliku maha, kui inimestel tekivad tervisehäired? Kas te võtate maha need tuulikud siis? Kui inimestel tekivad mürakaebused, siis inimene pöördub Terviseametisse, kui Terviseamet leiab, et see kaebus on põhjendatud, tavaliselt tehakse kontrollmõõtmised ja leitakse, et midagi on üle, siis tehakse müraallika valdajale ettekirjutus, et ta peab viima normidele vastamaks. Kas me mäletame kõik, kuidas koroonapettuse ajal Terviseamet käitus? Nüüd me toetume jälle samasele ametile. Minul ei ole koroonapettusega, mina olen koroonat paar korda põdenud, mul ei olnud väga pettumus. Selles mõttes pettus ei olnud, väga ei meeldinud see haigus. Ma arvan, et selle avaliku arutelu käigus või avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekud on tutvustatud. Täna on meil võimalik nüüd siis teie küsimusi siit saalist võtta ja me saame neile vastata niivõrd, kuivõrd on nad teemasse puutuvad. Aga ma tuletan veel kord meelde need arutelu reeglid, et te annate mulle märku, kes soovib sõna tutvustada ennast, kui palun olema üksteise suhtes viisakad. Palun. Täpselt, Meelis olen kohalik. Räägime, ma käisin siin Pärnu linna esitusel ka just natuke aega tagasi kiiresti, 1,5 tundi on maksimumaeg, hästi kiire. Siis ma eeldasingi, et see sama seltskond tuleb ka siia. Te rääksite, et on aeg olnud esitada, ma ei tea kuhu, www.ee kirjasid ja igast asju. Mina sain näiteks nendest kohtumistest teatud jumala juhuslikult sotsiaalmeediast. Sellepärast ma siin olen. Ja minu küsimus on, kas kohaliku omavalitsuse esindajaid ongi siin Paikusel? Me oleme praegu Paikuse omavalitsuse Paikuse omavalitsuse sellist ei eksisteeri. Kõik on Pärnu linn, mille alla kuulub ka Paikuse osavald. See on lihtsalt Pärnu linnavalitsuse hoone siin. Põhimõtteliselt küll, jah. Kas põhimõtteliselt on? Ongi, jah. Peale haldusreformi on see kõik Pärnu linna territoorium. Ma küsin nüüd kõigepealt arendajatelt, kas seni on avaliku diskussiooni neil teemadel korraldatud? Ma ei mõtle seda, et esitage küsimusi, me vaatame ja vastame. Avalik diskussioon, mis on kõigile nähtav, külastatav kuni viimase küsimuseni. Mitte nii, et 1,5 tundi aega siis lähme laiali. Ja teine küsimus, kui selle ma tahtsin küsida nii arendajatelt kui ka kohaliku omavalitsuse esindajatelt. Kas kohaliku omavalitsuse omad on seda korraldanud? Avaliku diskussiooni, kus on kõik osapooled kaasatud, kes soovivad. Konsultant saab seda kinnitada, seda planeeringut on menetletud 4-5 aastat. Selle aja käigus on planeerimisseadusest tulenevaid rahva kaasamist läbi viidud kordi. Ma küsisin avaliku diskussiooni, ma ei rääkinud seda, mis nimetatakse. Mis te mõtlete? Nagu siin me oleme.
on siinsamas saalis on Laval- 4. korda või laual on, ma räägin, et ma nüüd alles sain teada, et üldse siuksed asjad toimuvad. kui te olete kohalik elanik, siis see on väga imelik, et te alles nüüd teate. on see kuskil lehes olnud? Ongi imelik, sellepärast ma nüüd siin olengi, et kas on diskussiooni, kus on osapooled laval ja planeeringu raames on läbi viidud. kuni viimase vastuseni on saadud vastused. On läbi viidud planeeringu käigus avalikke arutelusid korduvalt, kaasamise näol, inimestelt on arvamusi küsitud ja nii edasi. See on see võimalus, kuidas seadus on ette näinud, kuidas see inimeste kaasamine peab välja nägema. No see tähendab, et diskussiooni toimunud ei ole, ma sain vastuse. See on teie arvamus. Nii. 3 kilomeetri raadius olevate inimestega on diskussioon olnud, aga mitte selle suurema. See hõlmab siin paikust, Seljametsa, Tammuru, Tori hõlmab see kõik, aga koosolekud on peetud ainult 3 kilomeetri raadius. Ja kassikakk on ka ilmselt kaasatud, aga inimesi pole kaasatud. Ütleme diskussioonidesse. Nii, kas kellelgi on veel need küsimused? Raivo Hendrikson, olen katkaekspert. Et minul on selline küsimus, et linnustiku uuringus, mis seal oli soovituslik vahemaa prügilast nende tuulikupositsioonidele vähemalt kilomeeter. Seoses sellega, et see prügil on ülisuur lindude kontsentratsiooni kogunemiskoht. Kas seal on uute prügila piiridega arvestatud? Uus prügila lihkub 200 meetrit praegust vähemalt lääne poole, ida poole tähendab sealt. Et kas tuulikute positsioonid 1 ja 2 on kilomeetri kaugusel või nad on lähemal nüüd? Tõmbas, eks ju, ja selle joone, et sealt väike tee läbi, et siis kõik, mis jäi ühele poole. Siis küsimus number 2 oleks selline, et kui see tuulikupark siin on realiseerunud kunagi, valmis saanud, nagu ta praegust on, kas on võimalus, et sinna algatatakse uus planeering ja tahetakse veel lisatuulikuid paigaldada? Et kui seda ei ole, siis paluks kirjalikult dokumenteerida. See planeering lõpeb selle otsusega. Jah, aga kui nüüd sinna lisab näiteks nagu Saarde vallas ka valmis tuulikupark ja sinna nüüd on üle 10 tuuliku või 12 proovitakse juurde planeerida olemasolevale. Et see on hoopis lihtsam protsess, aga samamoodi läheb eriplaneeringuga. Et kas on võimalus, et kui see nüüd on valmis need 14 tuulikud, et siia tuleb veel tuulikud juurde? Tuulikud said tulla ainult selle eelvaliku ala sisse. Tähendab, küsin, et kas on garantii? Kas seal on garantii olemas, et need tuulikud jäävad või tuleb veel tulevikus juurde? Põhimõtteliselt. Kui tuleb uue selle kohaliku omavalitsus, kui selline planeerimisinstrument üldse alles jääb, selle taotlus jälle sisse tuleb, me peame selle taotlust hakkama menetlema. Ja kuna ma ise ka selliste tuulikuuuringute ja asjadega kokku puutun igapäevaselt, siis selline küsimus, mis saab vabast juurdepääsust nendele teedele, kas seal pannakse mingid teed kinni, mis jäävad avalikust kasutusest välja. Praegust on selline asi juhtunud Saarte vallas, sinna tuulikute juurde te ei saa, aiad on ees. Tootsis praegust väidavad, et on jäite oht, et sinna ei lubata isegi ehitajaid, et see on ohtlik. Kui kaugele, mis teed, kuhu maale jäävad avatuks seal piirkonnas? Kas need suletakse vaid ehitusperioodiks või jäävad alaliselt suletuks? Teede sulgemist ei ole planeeringuga kavandatud, küll aga jääteemal on siis kirjutatud sisse nõue, et kas panna sinna soojendusega lavad või siis projekteerimisel või siis teha projekteerimisel riskianalüüs, kus siis käsitletakse selle jäätekkega seonduv asi läbi. Et on jäetud lahti, praegu ei ole, peab olema soojendusega lavad, on seda, et kas soojendusega lavad. Mis see ohutusala siis ümber tuuliku oleks, kus on ohutu liikuda? Kas oli? Kuskil 400 meetrit tegelikult siis, aga ta on täpselt selle jäitega ilma korraldus. Nagu täna. Nagu täna. Et neid sellist aega Eestis esineb, kus ei ole siis vahetusse tuuliku lähedus ohutu minna. Sellepärast ei ole ka seal ühtegi sellist avaliku kasutusega teed, eks ju, ei lähe läbi tuulepargi, et praegu on sellised metsateed, kus käiakse, aga sellist igapäevast liiklust ühegi tuuliku alt läbi ei lähe. Palun. Liina?
seoses sellega nüüd üks küsimus, et te rääkisite sellest kakust, mis kuskil on ja need tagumised tuulikud, et sellepärast sinna ei pandud, et kakud on seal tahapoole, mis siin on. Ja varasemalt planeeringu olid need tuulikud seal tagapool. Nüüd on 4 tuulikut planeeritud siia asustusele lähemal. See on seoses sellega, et kappe on seal. Sinna ei saa panna, siis ta ikkagi inimestele lähemal. Need 4 tuulikut, mis siin eest on. Oli jah, eelmisel versioonil, mida siin tutvustati, oli 2 tuulikut teises kohas ja nende asukohad muutusid, nii et üks vist siis tuli elamutele lähemale, teine läks sinna raba poole. Aga 14 tuli elamutele need lähemale. tuulikud, mis 4 nüüd sinna hästi siin ääre peal eraldi, nüüd ütleme Need või? ja neid ju ei olnud. Ei, need on kogu aeg. Need oli lihtsalt 2 tükki seal ja nüüd ühendasime sinna 14 koha. Tähendab, vahepealses versioonis olid ka siin üleval selle tee ääres, kus see käpp on praegu ja siin, tähendab, noh, jah, töö käigus on nad jah liikunud, päris esimeses versioonis oli tõesti siin üleval need. Nüüd tulevad järjest lähemale. Kakud tähtsamad kui inimesed. Aga nüüd on võidu sugu. Nii, veel küsimusi? Marek, mul on küsimus, tähendab, et nüüd koosolekud on nagu, ma arvan, on pikemalt peetud ja siis on tähendab see otsustatud, et sinna need tuulikud tulevad 100%. See kohaliku omavalitsuse eriplaneering näeb ette seda, et see koosneb 2 etapist. Esimene etapp on asukoha eelvalik, kus siis hinnati erinevaid alasid siin piirkonnas ja valiti välja konkreetselt see ala. Ja nüüd selle sama planeeringu teine etapp on see, kus siis konkreetselt tehniliselt lahendatakse sellel alal planeering läbi. Et seda ma tahtsingi öelda, et on otsustatud, et kuhu nüüd tuleb ja valiti asukoha eelvalikus oli 2 ala, võrreldavat ala, valiti välja see ala, see teine ala jäi mängust välja ja planeeringut jätkati selle lahendusega. Mõlema etapi käigus on viidud eraldi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine nii asukoha eelvaliku etapis kui ka selles tänases tehnilise lahenduse etapis. Et see on nagu kõige parem asukoht teha? See on valitud 2 ala võrdluses paremaks asukohaks kui see teine, jah. Aga kui see nüüd ütleme kohalikele inimestele ei meeldi, kui nüüd kaasatakse rohkem siia inimesega, siis see on võimalik. See asukoha eelvalik on ära kinnitatud, selles mõttes, et selle planeeringu menetluse käigus on leitud. Ilma rahvast kaasamata? Ei, selles samas asukoha eelvaliku etapis oli täpselt ei olegi keegi teadnud. Kes otsustas? Sellest on 3 kilomeetri raadiuses on inimesed teadnud. Kuidas see võimalik? Te kaasasite 3 kilomeetri raadiuses inimesed. Me räägime ükshaaval, inimesi kaasatakse, need, kes on seal nii-öelda need lähinaabrid. No meil just proua rääkis, et ja lisaks teavitatakse nendest nii paberajalehtedes, kohaliku omavalitsuse kodulehtedel. See on see teavitamise viis, mis on postipaanos meil ei olnud mitte mingit informatsiooni tänase koosoleku kohta. Planeerimisseadus näeb ette, millistes ajalehtedes tuleb see teade avaldada. Ainult seadustele tuginete, kas seal inimlikkust ka on või? Nagu inimestele ei jõua, kes ei kasuta sotsiaalmeediat, kellel ei jõua ajalehed, no kuidas inimene selle info siis saab? Aga kuidas ma selle info teile annan? Tulen koju kätte, ma ei tea teid. Postkasti teavitus Postiljaniks, see kõik. See teade saadetigi 3 kilomeetri raadiuses. Aga miks? See mõjuala on 90 kilomeetrit. Välismaal on see asi läbi uuritud. Saadame tervele Eestile kirja. Vähemalt võiks 3 kilomeetrit on ikka pisut vähe. Vähemalt Pärnu linn võiks kõik teada sellest. Kinnisvara hind, kas kinnisvara hinna mõju on? Räägime ühega Rain Komleri ja Elva vallast. Ja küsimus on selline, kas arendajal on olemas pangagarantii või lammutusfond? Kui peaks selguma, et inimestel tekib tervisehädad mõnede aastate jooksul, et kes võtab sellise vastutuse? Milles see vastutus väljendub? No just nimelt ma küsin, kas on olemas lammutusfond või pangagarantii selle kohta, et kui on inimestel ikkagi tekib tervisehädad, et kas siis võetakse maha see, nagu öeldakse, see park. Kas on mingisugune fond olemas selle kohta?
arendaja peab teadma, kas tal on see fond või ei ole fondi. kes teist oskab seda vastata? ei, sellist fondi ei ole. On kõige lihtsam ja vastus. Selge. Näiteks toome Soomes, kus on kinnisvara hind mitte ei ole langenud, vaid on 0. Inimesed ei osta sinna absoluutselt ühtegi elamist. Inimesed põgenevad sealt ja juba luuakse, ma ei mäleta seda täpselt. Elamupank. Surnud varadele. Need surnud alad üle lihtsalt. Eestis on varsti see sama seis ja seda 3 kilomeetrit ei ole mõtet lollitada inimesi. Kui tähendab täna, kas on olemas seda madalsagedusmõõtjaid Eestis üldse? Ei ole seda infraheli. Nii, me teame, et seda ei ole tegelikult Eestis. Te teete mingisuguseid mõõtmisi, räägite mürast. See müra on selle asja juures kõige väiksem asi. No mitte väga väike, jah, väike on võib-olla, aga siin on madalsagedus helid, mis väga halvasti mõjuvad inimesele, tasakaaluhäiretele. Meil on tuttavad inimesed Saarde vallas, kes elavad ka niimoodi, et ühel pool on 2 tuulikut, teisel on 3, vahe on 2 kilomeetrit ja 3 kilomeetrit tuulikutel elab seal keskel, ütles, et tal ei ole võimalik elada. Ta ei ole võimalik kodus magada, tal on tasakaaluhäired ja ta ütles niimoodi, et neid on seal külas väga palju inimesi. Seal on siis 100 inimest kirjutanud vastulaused, nad ei soovi sinna tuulikuid, absoluutselt ei võeta arvesse, mitte kedagi seal. Ja see käib üle Eesti, me käime igal pool, Nursipalu laiendamisel, kus igas täpselt sama jutt. Te olete nagu õppinud, teil on üks sama õpetaja, kes teil suhu sõnu paneb, et nii saate inimestest üle. Ühesõnaga üks hetk te enam ei saa inimestest üle. Te võite vassida ja valetada kaua te tahate. Tegelikult te räägite poliitilises keeles samamoodi, panete seal paberile ka, et lugege, saage aru. Inimesed ei saa aru sellest jamast, mida te kirjutate sinna kokku. Juristid kirjutavad mingit jura kokku, jätavad asjad mainimata, et kaitseme loodust ja kaitseme lind, aga täpselt Nursipalus samamoodi. Aga teil on täna suurepärane võimalus, meil on konsultandid siin, selle ala spetsialistid on siin, neid küsimusi. Aga ma küsin teie, et rahvas ka kuuleks. Ma ka küsiksin. Äkki meil on ka aga te ei oska vastata midagi. Ma küsin siis teie, kas oskate vastata? Mina ei ole selle konsultant. No, ühesõnaga, ma tean, et vastust nii tule, kui mõni oskab midagi. Okei, minul on üks küsimus, mina olen Birgit ja et kuhu asustatakse ümber inimesed, kes ei suuda elada inframõjualas? Kuhu inimesed ümber asustatakse? No tähendab, ei tegeleta inimestega ju, tuleb jälle välja kord. Siis mul on veel üks küsimus, et täna pole tehnoloogiat tiivikute utiliseerimiseks, et kuhu need ladustatakse? See väide ei vasta teil tõele. Kuidas? Jääte eriarvamusele. Vastupidist siis. Kuhu pannakse need tiivikud hiljem 20 aasta pärast? Teda ei määrata planeeringuga, kuhu need pannakse. No palun siis ärge vaielge, kui te ei tea. Meie ei teame. Sittagi teame küll. Wow. See on selline materjal, mis tegelikult... Räägite ebatõdesid, eks ju, kohati valetate siin. Ütelge, milles valetan? Ütle üks asi. Kõige varem on rünnak selline. Mul väga lihtne küsimus. See ei puudutab tegelikult seda pildidega ära. Nii. Kas sa üldse oled paikuse odavala? Aga mis siis? Ei, ma lihtsalt küsin. Aga võib-olla ma olen tuttavad või mul on kinnisvara. Aga võib-olla me esindame siin kedagi praegu, kes siia tulla ei saa. Tegelikult koosolekutele võiks ka kaasata need kahjuvanemad. No sina ei ole kuulnud koosolekutest, siis see on sinu asi. Sellest räägite erinevad inimesed. Erinevad spetsialiste, mitte nii, et sul tullakse ja surutakse läbi mingi projekt. Me esindame inimest, kes ei saanud siia tulla. Mis bla bla bla. Häbematu. Eesti on nii väike, et me peaks kõik iga asja ees seisma. Olgu see Rail Baltic, olgu see kaevandamised, tuulikud või sõjaosad. Teiesugused võivad seal rahulikult oma elu. Meil on küsimus nende labade kohta. Labade kohta, et kus see utiliseeritakse? Kus ladustatakse? Ja kuhu? Inimene vastab seda. Aga ma vaatasin. Kui ei oleks nii äge, siis võib-olla saaks ka vastata. No aitäh. Ja võib-olla lihtsalt, et siin on inimesi, kes tõepoolest elavad siin ja kelle me oleme näinud neid korduvalt siin ja kellega on seda See ei ole probleem.
aga labade ladustamine, jah, on olnud labaste ladustamine tuulikute puhul, eks ju, probleem. Komposiitmaterjalide käitlemine üldiselt on probleem. Sellega on viimastel aastatel väga aktiivselt tegeletud. On olemas siis nii tehnoloogiaid, kus siis läheb ta ehitusmaterjalide koosseisu, põhimõtteliselt siis klinnahjudes, pöördahjudes, eks ole, kasutatakse materjalina ja läheb siis ehitusmaterjalide koosseisu. Teised tehased siis tegelevad selle materjali lagundamisega samamoodi, et tast saaks uut toodet teha. Väiksemad sellised taaskasutusviisid on, Taanis on päris palju sellist linnamööblit ja sellist asja nendest lavadest tehtud. Aga mis meil jäätmekäitlust üldse reguleerib, et ka tuulikutootjad, nii nagu igasugused muude materjalide tootjad, peavad arvestama ka meie ringmajanduse põhimõtetega. Üldjuhul igasuguste jäätmete, sealjuures tuulikulabade ladustamine ei ole meil juba väga lähitulevikus lubatav lihtsalt prügilatesse. Lihtsalt toon kontekstiliselt siia sisse, et te ütlesite, et kas siin on ka kohalikke. Arvestades seda, kuidas lagastatakse praegu riiklikult kogu Eestit tuulikutega, päikseparkidega ja positakse maa sees, siis ei ole vahet, kust eestimaalane on pärit, kas ta on siit Pärnumaalt pärit, Tallinnast või Peipsi äärest. See on meie kõigi maa. Seal oli küsimus. Ja ma tahtsin veel, laseks ära lõpetada küsimuse ka juurde tuua. Meile Eestile kõige lähem tehas, mis käitleb siis neid tuulikulabasid. Eestis ei ole sellist tehast. Kõige lähem Eestile. Minu teada on Soomes üks olemas ja neid äkki, kas ma õigesti mäletan, Prantsusmaal. Ja meil ei ole, Eestis ei ole väga paljude jäätmete käitlusvõimekust Eestis kohal. Ja aga meil ka tuulikuid ja toodetega, need tuuakse siia kuskilt muuta. Mul on selline teema, et ma ei saa kuskilt hoiamas, kuidas vabarakus suhtumine tuleb üldse. Et arendaja, kes tahab siia tuulikud püsti Eestisse panna, on Sanli, on Prantsuse pensionifondidele kuuluv ettevõtja. Omanikud on prantslased. Ehitatakse tihtipeale see, Eestis on neid tuulikuid ja tehtud, tuuakse välismaalt sisse, pannakse püsti, ehitajad on ka tihtipeale välismaalased, elekter võrku läheb välismaale, aga mida sina 5 kilomeetri kaugusel tuled siia plõksima ja välismaalast ärritama? Et siuke suhtumine, et välismaalased las teevad, et sina oled 10 kilomeetrit, et sina pole kohalik, et Eestis on kõik kohalikud. Et sellist suhtumist ja pole mitte kellegi õigus öelda, kes siin on kohalik ja kes ei ole. Et mis veel oli, et see eelmine kord, ma käisin ka nüüd Pärnust, oli sellega tõesti vähe inimesi, sest teavitus oli nii lühike või nii ära peidetud, et see ring, keda kaasata on alati väga väike. Ja küsisin ka, et kuidas on keskkonnamõju hinnangu seadus näeb ette, et kuidas tuleb hinnata ka mõju inimesele ja inimese varale just. Ja seal ma vastust ei saanud täpselt, et kuidas on hinnatud, et mõju ulatus on kauge, et me näeme Pärnust ka Tootsi tuulikuid, mis on 30 kilomeetrit kaugel, et on need lennuvälja teed väga ilusti õhtuti näha. Ja ma ei saanud neid vastuseid ja kui ma siis lõpus küsisin, et mis siis saab, et kui ma need vastused saan, et siis põhimõtteliselt peaks need vastused esitama veel kirjalikult, kuigi siin salvestatakse ja protokollitakse, siis et kellel see mured on, ma saan aru, et peab esitama ka need vastused veel kirjalikult. Aga võib-olla lihtsalt, et nagu vererõhku mõnel veel madalamaks tuua, natukene läheb üle võlli. Et Pärnus oli üks arendusööl, kus Sanli tahtis, oli Sangamägi oli seal Lemmetsas, kus taheti tulla ja seal kohalik see osavalla keskus oli vastu, volikogu oli vastu ja see läinud läbi. Volikogu seda millegi pärast toetas, siin osavalda, nagu ma ei tea, kas taga on, mida seda siin juhib. Aga see peab veel, kui see planeering kuskile läheb, peab see veel korra volikokku tulema. Et ilma volikogutes edasi ei saa minna ja lihtsalt kui te näete, et te kuskil mujal õigust ei saa, siis pöörduge volinike poole. Need on Pärnus ainult 39 inimest. Ja üle poole, kui te neist ära räägite, siis ei tule see. Et nii lihtne. 39 väga ka 2-ga. Aga täpselt nii see demokraatia toimub, jah? Demokraatia toimub. Paikuse osavalla kogu on iga kord, kui see näinud volikogusse, käib see osavalla kogust läbi ja osavalla kogu on seda toetanud. See ei käi ilma osavalla kogu ei toeta.
avalikkusele kaasa rääkimise õiguse, sellepärast ta toetab seda, paneme selle dokumendi välja, mitte ta ütleb, et ta toetab. Enne kui volikogu võttis selle vastu, käis see vaikuse osa. Aga siiski ta annab hääletuse selleks, et ta panna väljapanekule ja siis ta on lihtsalt väljapanekul, mitte see, et ta on poolt sellest, ta võtab vastu sellepärast, et nüüd see dokument on valmis. See ei ole nii, see sama Lemmetsa näide on ju, kus osavallakogu oli vastu, on ju, siis volikogu ka oli vastu, on ju. jah, aga selleks, et esitada vastu väiteid, peab enne volikogu see osavallakogu läbi koputama ja siis tuleb ei saa tulla avalikult enne, kui ta pole läbi pannud, et see samamoodi kui ütlete, et kõik kriisiametnikud on andnud oma heakskiidu. Kriisiametnikud teevad jumala formaalselt, nad vaatavad oma hästi väikest pisikest asja ja nad annavad lihtsalt oma väiksele küsimusele väljale heakskiidu. Keegi ei hakka neid 1000 miljonit argumenteid mitte läbi argumenteerima. Eriplaneeringu menetlus, ta ütles, et on see avalikustamine. Jah, ja need avalikustamine avalikustamine, ja need ongi mitu tükki ja sellepärast nad lihtsalt võtavadki vahepeal vastu, et siis saaks järgmise minna, et siis see asi, et on poolt ja võetud vastu, see ei tähenda otseselt midagi. See lihtsalt on lihtsalt ära koputatud vahepeal, et saaks juriidilise protsessiga edasi minna järgmisega. Samas, kui oleks osavald öelnud ei, siis ei oleks liikunud edasi volikogusse nii lihtne. Jah, aga ikkagi point on selles, et kõigepealt võetakse vastu, et siis saaks vastuolusid esitada ja siis vaatame edasi. Ongi täpselt see hetk täna. Oli võimalus 6 aja jooksul neid ettepanekuid esitada, esitati 3. Täna meil on see arutelu, kus me seda 3 pidime teile tutvustama, andma oma seisukohad ja anname täna teile võimaluse ka siin saalis küsida, oma arvamust avaldada. See on kõik nii-öelda see täiendav võimalus siis saada informatsiooni selle planeeringu kohta. Ei saa, need tuleb ikkagi vastata ju kuidagi, et te peate ju need edasi saatma need küsimused. Lihtsalt protokollile meil ei ole nii-öelda vastamise kohustus, aga kui sa saad mulle kirja, siis loomulikult me vastame teile. Punkt kirjas. Kuidas ei ole kohustust? No te tulete ju esitlema, ikka mitte esitlema, vabandust, vaid muidu keskkonna hindamisseadus näeb ette, et avalikul arutelul esitatud küsimustele peab vastama ja nendele küsimustele, mis avalikul arutelul küsimuste vastused ei saanud, need tuleb esitada vastata teist kirjalikult. Ma ei pea teile kirjalikult saatma, aga ma võin seda teha, et tehke see välja. Minul küsimus ikkagi veel selle infraheli kohta, et kus on teil see uuring, terviseuuring infraheli mõjust inimese tervisele ja sellest ulatusest. Et kas teil, kus see uuring teil on, kui kätsaavad kuskil? Kahes aruandes müra peatükis on teemana sees nii madal sageduslik heli kui infrahelid. Kas saab lärega vastata inimene küsib? Teaduskirjanduse ülevaade, mida meil on teistest tuuleparkidest teada, milliseid uuringuid ja seal praegu tervise probleemidega maadatakse, et selles mõttes te nüüd oleks koguta nagu neid andmeid. Ei, et see on siis nagu tehtud tuuleparkidest, eks ju, ülejäänud maailmas, kus neid tuuleparke on üsna palju, kus on tehtud niisiis inimese terviseuuringuid. Aga ei loe siis neid vanu andmeid, ütleme 10, 15, 20 aastat tagasi, kui kirjutati tuulikute infraheli on tõepoolest väga uuritud valdkond. Ja kuidas inimese tervisele mõjub, see on ka tegelikult Tartu Ülikoolis on selle kohta täitsa ametlikud paberid on olemas, kuidas ta mõjub, kui halvasti ta mõjub ja ka mis ulatuses ta mõjub. Seal on ütleme 5, 10, 20 kilomeetrit muuseas. Me tegelikult hõlmame ütleme ka selle 10 kilomeetriga hõlmame ka poolt päevanud siin, me hõlmame tori, me hõlmame poolt Sinditsi, kui ma vaatasin seda kaarti. Et mis me nüüd hakkame see haiglaid ehitama, et saame tööd juurde. Arstid saavad tööd juurde. Ei planeeringu haiglate inimestel on. Mis selle infra, kuna te ei vasta ühe küsimusel tegelikult. Ja aga minul on küsimus siis, et vastata küsimusele, et infraheli teema on siis, me ei saa infraheli siin koha peal, ei ole mingit mõtet mõõta infraheli. Aga teil ei olegi millegagi mõõta, nii palju ma olen ka lugenud, et teil ei olegi aparaati millega mõõta. Infraheli saab mõõta, meil võib olla vaidlus, nüüd on viimasel ajal tekkinud see, et kas infraheli peaks mõõtma kuidagi teisiti, kui seda on kogu ülejäänud teaduspraktika mõõdetud. Et meil on tekkinud selline teema, ma tean, et see on, just palusin ühelt Soome kolleegilt, et ta siis annaks, kuna nende samade sotsiaalmeedia postituste peale tuleb hästi palju seda, et Soome on vaatamas üle kõike oma senises müra hindamise praktikas, siis me oleme palunud ka siis Soome poolt sellist arvamust, et kas neil päriselt on see niimoodi. Nad on tõesti väga palju teinud just infraheli. Paneme püsti ja siis nagu uurime. Et siis kui hädad käes on, siis hakkame uurima. Ei, me praeguse seisuga lähtume
teiste tuuleparkide uuringutest. Teiste tuuleparkide uuringutest ja seal on kõik on nagu korras, et ma kujutan ette, et teil ametnike seas on ka kindlasti keegi joller, kes ütleb üleüldse, et tuulikud on tervisele kasulikud. isegi vähki ravida seal tuulikud, ma kujutan ette. No kaudselt me võitleme tuulikutega kliimamuutuse eest. Väga huvitav. Aga miks me neid teeme siis? Miks te natuke saate välja? Pidurdame tuult. Midagi 40 kilomeetrit, ma olen kuulnud mingid number 40 kilomeetrit mujalt maailmas. Kuhu poole see kliimamuutus, see oleks hea kuulata edasi. Jaheneb, liiga soe. Kas kellelgi on küsimus? Ja, et kas minul, sellist küsimust, et sealt prügivalt lähtub selline halb lõhn. Kas kuidagi on modelleeritud, kuidas need tuulikud selle haisu levikule seal võivad kaasa aidata? Kas Sindilinna inimesed hakkavad ka siis seda tundma? Päris palju kvaliteediga tegeled, siis ma ütleks, et põhimõtteliselt peaks pigem olema nagu hea sel juhul, et kui õhuringlus on suurem, siis hajub paremini. Aga seda tõepoolest ei ole hea. Prügil on lõhna levinud. Ja aga kas arendajad ja vald on nõus tellima kõigile inimestele kuni 20 kilomeetri raadiuses elavatele inimestele siis terviseuuringud, et vältida edasisi vaidlusi? Südame, veresoonkonnad, kõik sellised asjad. Vald ja arendaja, ma küsin. Tegelikult te teate, olete kindlasti lugenud. Keegi ei tegele. Te olete ju lugenud kindlasti kõiki neid negatiivseid mõjusid, ütleme ajakirjandusest, ütleme, mis tuleb, on ju. Me ei tea täpselt, mis on tõsi, mis mitte, seda ütleme tõestada väga raske, aga ma ei usu, et need inimesed valetavad seal. Ma küsin teie kui tegijate käest, et kas te tõesti nagu endale üldse aru peame, millega te tegelete? Anname küll. Jah, see on küsimus. Lihtsalt niisama muu seadus, aina. Raha. Küsimus see, et siin mainisite, et te olete võtnud andmete või nende modelleerimiseks siis maailmast näiteid, aga siia planeeritakse 290 meetrit kõrged tuulikud. Kas maailmas on nii kõrged tuulikud üldse olemas? Siia planeeritakse kuni 290 meetrit, mis tähendab, et see on siis lubatav see, mis on planeeringute puhul, et ma kõigepealt ütlen, et 290 meetrit maismaa tuulikud praegu toodata. Ehk siis neid näiteid maailmas ei ole olemas, mida te modelleerimiseks on? Keskkonnamõju hindamine, eks ju, väga tihti peab tegelema mingite objektidega, mida ei ole, kas selles kohas või mida ei ole üldse olemas. Et me kasutame väga palju prognoosmeetodeid. See tähendab seda, et me võtame, milline on meil teadmine muidu tuulikuidest, olemasolevatest tuulikutest ja müra osas me siis eeldame, et need mõne aasta pärast eeldatavalt olemasolevad tuulikud on siis mõne detsibelli võrra suurema müraemissiooni. Ja samas on siis ka planeeringusse seatud siis tingimused, mida ei tohi ületada. Sa ei tohi teha, meil on hinnatud kuni 108 detsibelliseid tuulikuid, järelikult sa ei tohi sellele alale paigaldada suurema müraemissioonist tuulikuid. Varjutuse osas tegelikult sel juhul me lihtsalt nii-öelda võtame olemasoleva tuuliku, suurendame selle mõõtmeid ja saame ikka varjutuse langemise välja arvutada. Linnustiku osas meid siis huvitabki, kus need labad paiknevad, mis kõrgusel lendavad linna. Kas te olete nõustuma, et mingil määral on taaskord Pärnu lähedal olevad inimesed enam katseobjektid ja siis nende tervis siis ongi see, et näitab ära teistele, kas siis see tuulik üldse on tervisele nagu mingilgi määral võimalik lähedal üldse olla või elada. Kas on laibarada järgi või ei ole? Miks see katseobjekt peab siin olema, et saate aru, et ei pea alustama asula lähedal. Ja aga nii palju veel teadmiseks, et need labad sisaldavad sellist ainet 30% peaaegu nagu bisfenoola. Ja bisfenoola on selline aine, mis inimese organismi sattudes võtab ära sigimisvõime. Ja tänu sellele, et teadaolevalt tuul lihvib kivi ka. Nii et 20 aastaga nad lihvib päris hästi neid tuulikulabasid ja see kõik läheb loodusesse. Ja teistpidi meie organismidesse tagasi. Loomadele ka. Et seda, kas te selle kohta on teil mingit uuringuid, pabereid kinnitate, on teil mingit teadmisi sellest? Et kas on hinnatud ka, et selline küsimus? Keskkonnamõju hindamine hindas neid teemasid,
mis olid paika pandud juba esimesel etapil, eks ju, et mis teemad peeti olulisteks mõjudeks, neid ka hinnati. Jäätmetekke küsimusi on... Ei, see ei ole jäätmed. See on teine asi. Aga just see bisfenoola kohta äkki, mis te oskate öelda selle aine kohta, kuidas inimesele mõjub ja siis on mingi pabereid ka ikkagi tahaks ju, on teil ikka olemas. Kas me võime öelda selle kohta, et me teeme selle kohta siis vastuse, kuidas see... Jaa, väga kena. Aga meil on küsimusi on hulga, jah, kus on see selle küsimusele protokollime ja siis edastame protokollita. Kogu seda asja protokollitakse, aga see on küsimus veel. Oluline on see, kas nad kinnitavad seda, kas nad on teadlikud. See on oluline praegu. See 30% on päris suur osa. Keskkonnamõju hindamise raames ei minda testima erinevaid tuulikuid, eks me saame võtta tuulikutootjate info ja saame võtta siis lihtsalt see... mis sellel teemal siis tehtud on. Jah, enne te ütlesite ka, et lihtsalt taaskasutada saate neid labasid ja asju, aga see on niivõrd mürgine materjal, et meie teada isegi ehituses ei lubata mitte kuskil sellist ainet kasutada, et see ei vasta tõele teil. Aga... Ma hea meelega sel juhul siis, kas me tõesti peame seda, et kas teie valetate või mina valetame diskussiooni, et sel juhul ma võin teile esitada, kus see siis kirjas on. Ja ma ei ütle, et teie valetate, ma pigem ütleks, et te jätate palju tõde rääkima. Ma ütlen, et tuulikulabadega on olnud oluline probleem. Me praegu oleme jõudnud etappi, kus siis see nii-öelda see esimese laine tuulikud on jõudnud eluea lõppu, ehk siis me praegu oleme selles etapis, kus me peame hakkama väga aktiivselt tegelema sellega, kuidas leida tuulikutele taaskasutusvõimalusi. Need tuulikud lõpetavad eluea 30 aasta pärast. Ma ütleks, et selleks ajaks on meil igasugused jäätmekäitlusalased nõuded oluliselt karmimad, kui nad olid eelmiste tuulikutega. Ladustamine ei ole võimalik. Kõigil tuulikutel, kõigil materjalidel või üldse jäätmetel, mida ei tohi ladustada, siis järelikult see eeldabki seda tehnoloogia arengut, et saada see materjal taaskasutusele. No kas ma saan teie mõttest aru siis õigesti, et me teeme ükskõik mis materjalist tuulikuid, mida iganes, ja küll me 20 aasta pärast leiame selle tehnoloogia, et me siis saame need utiliseerida või kuidas edasi. Praegu tuli nagu natuke niipidi välja sellest, et me areneme ju sinna suunas. Me areneme ka selles suunas, et ka tuuliku tootjad tegelevad aktiivselt sellega, et need kasutatavad materjalid oleksid võimalikult taaskasutusse võetavad. Et paljud tuulikutootjad näitavadki tuulikumudeli juures ka seda, et mitu protsenti tema materjalist siis tuuliku koosseisus on juba selline taaskasutusele võetav ja püüdlevad selle võimalikult 100% lähedasse taaskasutusele võtmise võimaluse. Aitäh, aga muidugi kas on teada, aga ma lõpetan, kas on teada nende konkreetsete tuulikute materjal täna, et te teate väita, et siin inimestel ei teki mingisuguseid jamasid? Juba sellest ainuüksi bisfenoolast, mis on väga-väga mürgine aine. Täna ei ole teada, millist tuulikut täpselt siia panna. Aga kuidas te saate siis üldse panna looduskeskkonda sellist materjali ja kui te ei tea? Tohib panna sellist materjali, mida Euroopa Liidus tohib kasutada, mis järelikult on juba tootjal reguleeritud, et sealt ei tohi eraldada inimese tervist ja keskkonda olulisel määral kahjustavaid aineid. Ma täiesti mõistan teid, aga ma ei mõista ühte asja. Te käite Euroopa direktiivide järgi. Tänase seisuga on asjad niimoodi, kui Euroopa Liit ei nõuaks nende lindude ja loomade looduse kohta eraldi analüüse, siis meile ei esitataks ka seda, sest inimestele ei ole vaja teha mingit analüüse. Ega pole vaja selgeks siis ühesõnaga teha, kuidas inimestele mõjub kahju sellest. Üks täpsustus või täiendus on siis see, et selle planeeringuga ei valita seda toodet välja, vaid pannakse sellele tootele parameetrid, milline see peab olema, milline kõrgus, millal ta, aga seda konkreetset toodet välja ei valita. Planeering annab ehitusõiguse ja selle, mille alusel see pärast püsti pannakse, see on eraldi ehitusluba. Seal seda ei kirjeldada enam keegi? Seal see toode peab vastama selles planeeringus kokku lepitud. Jah. Seal oli küsimus.
aitäh. Valmar Vesten minu nimi. Ma olen Pärnu linnavolikogu liige ehk siis üks sellest 39-st. Keda nüüd ära rääkida ei ole vaja, et teema on tõesti põletav ja probleemne ja te tõite näite siin, et see on ikka kõik selle kliima hüvanguks. Aga tuulikupark ju, ta ei tööta ilma riikliku subsiidiumita. Ehk me maksame kõik selle elektri kaudselt kinni. Et ta tegelikult päris nii roheline nüüd ei ole. Et selles suhtes minu küsimus ongi, et mis kasu kohalik kogukond sellest nüüd saab, et kui siia tulevad sellised circa 300 meetri kõrgused tuulikud. Et kas siis on odavam elekter või on tasuta elekter või ma saan aru, et see planeeringu osa ei ole, aga see on kindlasti üks osa sellest kogu pargist. Aitäh. Mina ei ole selleks õige inimene vastama. Et meie oleme koos Enefitiga Pärnu linnaga sõlminud heade kavatsuste memorandumi selle suvel alles. Ja seal on reguleeritud, mida kohalikud võiks sellest vastu saada. Et üks asi, mis me oleme lubanud, mida ka kohalik kogukond on väga soovinud, on seljametsa põrandade eelmuskatte alla panek. Aga ühtlasi lubasime ka odavat elektrit piirkonna elanikele jaoks. Ma küsisin selle koha pealt, et kust tööstustel on alati see probleem, et kuidas saada nagu soodsat elektrit, just ettevõtjatel, erinevad tööstused, mis tõesti tarbivad suures mahus energiat, et kas neil ei ole siis kuidagi, ma saan aru, et see teekate on väga muidugi, aga see nüüd seda üldist kasu nagu siia ei too. Me ühtepidi maksame võrku kogu aeg raha tagasi, et toota elektrit, mis on tegelikult hirmkallis ja see kasu on meil ikkagi minimaalne. Te teete ühe tee, te teete järgmine aasta teise tee, aga see ei ole ju pikas perspektiivis lahendus. Et kui see tuulikupark peab kestma 20 aastat, üks tee, see tee kestab sama kaua või kestab. Te esimesse sõnasse kinni, et ma ütlesin ikkagi Otselin ka, mis ongi mõeldud suurettevõtte, kui see oli põhjus. Jah, et uuesti, et see vastus on 100% vale, ma arvan, et te pakute odavamat elektrit nendele ettevõtetele lähipiirkonnas. Eestis on tuulikparki enne ka tehtud ja pole mitte ühtegi, sama lubadust on korduvalt enne ka antud ja pole mitte ühtegi näidet, kus lähedal asuv ettevõte saab soodsamat elektrit või mingi soodushinnaga, et ma väga sügavalt kahtlen teie selles lubaduses või selles memorandumis. Ei käib läbi börsi. No meie ei ole seda varasemaselt esitanud. Võib-olla teadmiseks üks asi, et täna on riigi tasemel kokku lepitud, et igasse valda tuleb nii tuulepark kui ka päikesepark. Paneb mõtlema, igasse valda, meil on väike Eesti, et juba siit hakkame alustama, siis ma arvan, et see nii lähebki. Aga üks huvitav on jälle, et kui ta on taastuv energia, aga kui tuult ei ole, siis energiat ei tule. Salvestamise võimalused on millised? Puuduvad tegelikult. Et teistpidi Inglismaal on täna teised probleemid, liiga palju puhub. Ülepinge on võrgus nii suur, et 30-35% läheb inimestele elektriarvetest selle ületootluse kinnimaksmiseks. Ehk siis makstakse kompensatsiooni elektritootjatele ja see läheb kõik ju inimeste taskust. Ei olegi kuskile jõuda selle asjaga minu arust. Maamaksud pluss kõrgenevad energiamaksud läbi börsi ja siis me ehitame tuulikuid. Vaata, kelle huvides see käib siis lõpuks. Ja te ütlesite, et see planeering ainult nii-öelda on toote näidise nagu välja toomiseks. Ta annab ehitusõiguse. Ei anna konkreetset õigust, et kui see ära kehtestatakse, millal iganes, siis ei lähe arendaja tööriistadega väljale ja hakka. Absoluutselt. Me ehitame vist, nagu ma aru sain, täitsa unikaalselt täiesti kõrged tuulikud, mida ei ole mujal tehtud. Me teeme siia nüüd katsepolügooni. Suurepärane. Kuni, seal võib ka madalamat toodet kasutada.
et seesama, et noh, Põhjamaade praktika, siis miks me kavandame planeeringus võimalikult lubatavat kõrgust suuremat kui see, mis on tootmises olev tuulik, sellepärast et selleks ajaks, kui jõutakse ehituseni, saaks siis panna võimalikult kaasaegse mudeli. Sest meil näiteks eelmine laine tuuleparkide kavandamist siin 10 aastat tagasi, siis jäi see teema seisma. Meil tegelikult on Eestis ka selliseid kehtivaid planeeringuid, millel siis ehitusõigus oli siis arvestatud toonaste tuulikute puhul. Praegusel hetkel sellist tuulikut enam nagu osta ei saa, et nii väikest tuulikut ei müüda enam ja seda ei ole kasulik panna. Sellepärast tuleb see planeering ette. Mul oleks selline küsimus, et kas ja milliseid tehnilisi lahendusi kasutatakse antud tuulepargis kokkupärgete vältimiseks lindudega? Et kas neid on üldse planeeritud ja kui nüüd näiteks sellist tehnilist lahendust nagu ühe laba teist värvi muutmine, mis vähendab kokkupärke riski ligi 70%, seda ei ole võimalik koha peal värvida, see tuleb juba eelnevalt tellida tehasest selline laba või kas selliseid asju kasutatakse? Muidugi on olemas ka tehisintellekt, mis fotosilma alusel suudab tuvastada linnu ja peatada selle tuuliku, kui satuvad sinna sisse. Aga reaalselt sellised asjad ei toimi, sellepärast et nende võimsate tuulikute peatumine on ligi 5 minutit ja tootjapoolne garantii lubab ainult neid hädapeatumisi loetud kord arve, et sellel tuulikul kaob ära garantii, kui neid liiga sagedasti peatuma. Et see ei ole ka tegelikult lahendus. Sellel pargil sai sisse see töörežiimi ehk siis vajadusel siis sellel rändeperioodidel peatamine seire alusel, et edasise seire põhjal pannakse paika, millal siis esineb see täpne periood ja aeg, kus siis rände osas on vaja seda peatamist teha. Labade värvimise osas on esitatud ta soovitava meetmena, et seda nähtavust tõsta, sest meil teadaolevat jätkuvalt ükski tootja praeguse seisuga sellist värvitud labaga lahendust ei paku. Liiga kallis. Ei, seal on erisoojenemise tõttu tekib läbipaine. Et see tume laba lihtsalt soojeneb rohkem ja minu teada on sellised lahendused ka uurimisel, et kui palju ja mida seal täpselt värvima peab, kas aitavad ka mingid triibud, neid erinevaid katseid siin tehakse. Aga neid on kavas kasutada siis antud tuulepargi puhul. Triinule siin lisada, Piretile lisada, et neid on testitud neid erineva värviga labasid ja lihtsalt suurim tegur nendele labadele on päike, nagu purjetamisel on puurilagunetid rohkem mitte tuuletõttu, vaid päiksetõttu. Minu teada nende labadega ka see, et see päikese kogus on siis erinev tulenevalt tuuliku värvist ja nende labade ajas siis nende labad peavad olema tasakaalus, et nad saaksid töötada ja see kulumise aste tõttu, mis on siis erinev, siis ei saa nagu seda erinevat värvi lubada labadest, et seda tuulikut ei ole võimalik käituda. See on tänane selline tootjate selline tagasiside või see uurimuste järeldus. Võib-olla seda homme saab. Ja mis puudutab nendest lindude tuvastamistest, et ma tean, et meie maas Leedus on esimesed asjad püsti pandud, see on täna suurlindude puhul, kus siis tuulikutel on tõesti peal radarid, mis siis suudavad linde tuvastada ja tuvastavad seda sellisel kaugusel, et see tuulik jõuab siis seisma jääda. Siin oli jutt, et ma ei tea, 5 minutit läheb aega, mis see väide oli. Täna on see püstitud niipidi, et tootjale, et kui see siis lind on tõesti nende mõõtetega, siin tuuliku poole teelda mingi esimese kategooria lind ja teist, kolmandat, neljandat, et on väga suurte mõõtmetega ja nii edasi, siis
tuulik peatub selleks hetkeks, kui lind jõuab selle tuuliku juurde, ehk siis see radar peab piisavalt kaugelt selle linnu ära tuvastama, see on nagu see lähteülesanne. Et mitte niipidi, et jääks seisma, vaid. jah, aga selle pargi puhul ei ole seatud seda radarsüsteemi igal juhul eeltingimuseks, vaid on antud see, et on seire põhjal otsustatakse, kas on vaja veel kas lisa radarsüsteemiga jälgimist või siis hooajalist peatamist. Ja tuulikutest nii palju, et nagu ajas ikka, et need lähevad paremaks selles kontekstis, et kõik need, mis need on need mured, mida siin on täna välja toodud, et neid ju ka toodetakse selle eesmärgiga, et seda hirmu ja muresid vähendada. Et tõesti täna enamus minu teada Eestis enamus valdadesse lähevad üles eralditud uued tuulikud. Et see aeg on möödas, mis oli 20 aastat tagasi, kus see üks sama tuulik, mis oli kuskil mingis riigis maa võetud, toodi Eestisse, pandi üles uuele ringile, siis veel uuele ringile, sest Eestis on täna pannakse püsti nagu viimase tehnoloogia tuulikud, kus peaksid olema siis millega kaasatud siis kõige väiksem nimetame siis seda häiringuteks, et see võiks olla see sisend. Kas see madal sagedust ka mõjutab või mida see siis uus tehnoloogia nagu, mis ta teeb siis paremini? Iga linnu pealt jääb seisma või ei jää ju? Mis see point? Tuulikud juhivad ju erinevad andurid ja IT ja see nagu autode puhulgi, et tarkvara, mis sinna peale on pandud, see on tähtis, et tuulikute ka, kui me räägime lindude kontekstis, siis see tarkvara, mis suudab tuvastada siis neid linde ja seiskab tuulikut, see määrab, mitte tuulik ise ei määra seda. Aga seiskab, aga no sügis ja kevad, meil on lindudel on ränne on, ega siis ei ole niimoodi, see on iga 5 minutiga võib-olla see parg või 10, et ta ei saa ju kogu aeg seisma. Et siis tolleks ajaks, rändehajaks ütlesite, et pannakse siis pikemalt seisma siis juba, jah? Võimalik on panda rändeperioodi siis pikem aega. Okei, aga on seda kasutatud Eestis ka kuskil? Eestis on väga vähe tegelikult kohustuslikke meetmeid nendes vanemates parkides, kus päriselt on, et nüüd uutesse parkides, mida praegu planeeritakse, nendes planeeringutes on nüüd väga levinud igasugused meetmed, et me oleme maailmast õppinud. Vanemates parkides on tehtud mingil määral seiret, aga minu teada meil ei ole üheski siis nüüd nagu vanemas pargis siis kohustust kas peatada ja kindlasti ei ole minu teada mingeid selliseid seiresüsteeme. Nüüd Tootsi puhul kindlasti seda vaadatakse väga, väga tõsiselt, millised tingimused seal lõpuks jäävad selle tuulepargi siis käitamiseks. Kas see töötamise ja mittetöötamise aeg määratakse kasutusloaga siis kindlasti, mis Keskkonnaamet väljastab? Lõppkokkuvõttes see tingimus peab jõudma kasutusluppa, see on olnud üks huvitav diskussioon, et kus see peab tuulikute puhul olema reguleeritud. Praegune seisukoht on, et see peaks jõudma lõpuks kasutusluppa, et siis ta oleks nagu mingis tegevusloas. Ja ma tahtsin siinkohal välja tuua, et miks see seire on oluline, et kui tuulikut rajatakse mingi vundament, rajatakse mingi plats, kus seda tuulikut püsti pannakse, et siis see keskkond vahetult tuuliku ümber ka mingil kujul muutub ja selle muutuse tõttu tehakse ka siis tuuliku püsti siis seire ja siis sellest seirest nähtuvalt ka siis reguleeritakse siis seda tuuliku tarkvara selleks, et need keskkonna ja mis iganes ka need mürad, millest siin palju jutt on, et need siis töös olev tuulik arvestaks nendega. Toon ka siin ühe näite, et näiteks on teada uuringute järgselt isegi mis ajal nagu hiired lendavad, mis temperatuuri, mis tuulekiirusega ja see tähendab seda, et tuulikule antakse sisend, et võt, kui tuult on alla selle kiiruse, temperatuur on alla selle kraadi või üle selle kraadi ja periood on selline kuupäevast kuupäevani, siis see tuulik kas seisatakse või siis on mingi muu nagu meede, kuidas siis seda häiringut vältida, et see on nagu see seire nagu eesmärk, et see viimane seis seal keskkonnas annaks sõnumi ja sisendi, kuidas seda tuulikut võib käitada. Mul on küsimus inimese tasandil. Siin plaani peal on praegu see, et
saatsite kirja, kes elavad 3 kilomeetri kaugusel, et nendel on häiringuala. aga kui selliseid tuulikuid ei ole üldse veel püstitatud 290 meetri kõrgusel, kus kohas te teate, et see häiringuala on ainult tõesti 3 kilomeetrit? 3 kilomeetrit, jah. Praegu need häiringuala määratlused jah, tulenevad sellest keskkonnatasude seadusest, oli vastuväiteid selles osas, aga keskkonnatasude seadusesse siis pandigi nii-öelda, et häiringutasu on siis, kui on üle 250 meetrise tipukõrgusega tuulik, siis 3 kilomeetrit ja alla selle siis on 2 kilomeetrit. Nii et praegused, mis püstitatud on 2 kilomeetrine, on siis häiringuala. Nii palju nad siis kompensatsiooni on saanud inimesed, kes 2 kilomeetri kaugusel elavad? Kompensatsiooni suurus sõltub siis sellest, kui palju tuulikuid, ehk siis palju neid toodavad, kui palju on elektri. On mõni näide, palju inimesed on saanud kompensatsiooni? Kui palju üks inimese surm maksab selles piirkonnas? Mis on hinnaks? Seal oli kompensatsiooni osas valmis inimene vastu. Ja, ma tahtsin öelda, et täna see maksimummäär on 6 kuu alampalga määr, mis siis selle tasutakse siis selle häiringu kompensatsiooniks, sellest läheb maha tulumaks. See on aastas või? See on aastas. Kas on näited, et inimesed on need kätte saanud? Ja on küll jah, need näiteks Põhja-Pärnumaa Tootsi tuulepark maksab kohalikule omavalitsusele. Ma räägin edasi. Ja KOV jagab inimestele laiali selle raha. Mitte pool sellest, et KOV otsustab, kas see tasu on 7–1% ja KOV siis jagab selle raha siis nendele elanikele laiali, kes siis selles mõjupiirkonnas asuvad. Aga nüüd on üks ettepanek. Seda ei tee arendaja. Nüüd on üks ettepanek siis kõigile tegelastele, kes on nagu seotud sellega, nii kohaliku omavalitsuste, linna planeerijatega kui arendajatega, et siin kõlas ka ennem see teema, et minu meelest päris mõistlik oleks 20–30 kilomeetri raadiuses inimestel arendajad maksavad, pappi on tervisekontroll kõigil teha, mis parameetritega hetkel on. Ja kui see propelleripark seal tööle läheb, siis hakkame jooksvalt vaatama. Ja ees- ja perekonnanimed kõigil, kes on arendajad, vastutajad, vastuvõtjad ja me hakkame nende ukse taga käima. Aga et see tervisekontrolli teema oleks väga huvitav. Selles mõttes õiglane ettepanek, sest et näha on, et inimese tervis ei huvita absoluutselt kedagi. Me ainult modelleerime, paberist tuleneb mingisugune asi, mis täitsa lubab seda kõike. Küll võib-olla. Ma ei ole ei tuulepargi pooldaja ja vastane, ma lihtsalt nagu vaatan, kuidas see suhtumine käib igal pool. Et kuidas on selle ettepaneku, see las jääb protokolli ja sellel tahaks nagu ka vastuse saada. Et inimesed, kes nagu jah, sellesse piirkonda jäävad mitte 2–3 kilomeetri, need nagunii, aga need ka, kes jäävad kaugemale. Mina, linnaarhitekt ja tänase selle arutelu modelleerija, oli sellisele küsimusele vastata. Aga teil on väga palju tuttavaid seal majas. Te saate seal, protokolli läheb sinna ka, las mõni tunneb huvi. Äkki on mõni, kes tunneb inimeste tervise vastu ka seal. Ma saan aru, et me saame esitada ju ettepanekud ikkagi Keskkonnamaja linna aruandesse sinna praegu, et see aruanne siis saab ju täiendada selles osas. Ametlikult on aruanne volikogu poolt vastu võetud. Mis me siis tuleme siin? Mis me siis oleme, jah? Ja mis me siin oleme? Selleks, et tutvustada neid ettepanekuid. Milline ta tuleb? Üks küsimus, milline ta tuleb, tipukõrgus. Ütlesite 290 meetrit. Kuni. Aga sinna käib veel labakõrgus juurde. Kas see on nüüd see, kui laba on päris üleval? See kõrgus, mis üldse tohib olla, kõige kõrgem asi tohib olla nii kõrgem. Aga kes vastutab kogu selle jama eest, kui siin hakkavad juhtuma sellised asjad, nagu me siin välja oleme toonud, kui need tervised, igasugused muud asjad, kinnisvara väärtused ja kes vastutab? Kas teie vastutate, kes teie siin eestvedajad olete, arendajad, surute seda kõike läbi, kas te mingil määral ka vastutate selle eest? Või üldse ei vastuta keegi mitte midagi? Meie vastutame, mina planeerijana vastutan sellega, et ühesõnaga sina võtad vastutuse? Võtad vastutuse. Ma ütlesin,
mina vastutan selle eest, et planeering vastaks meie õigusaktidele. aga kes, muu küsimus on? seal oli küsimus. Mul on küsimus selle kohta, et sa mainisid ka praegu seda memorandumit kohalike inimestega, et mingi kasu tuleb, aga minu meelest on hästi häiriv see, et sa mainisid seal kuidagi nagu paikust või seda paikuse suunda, et kuidagi nagu paikuse inimesed kasvavad, kui tuleb otseliin paikuse. Aga siin tekkis ikkagi see küsimus, mis ma korraselt küsisin, et kus on siis ikkagi selle alajaama asukoht, siis selle alajaama asukoht määrab ka selle ära, kus saab otseliini palju odavamalt teha ja järelikult on see koht palju kasulikum sellesse geograafilise alas. Minu meelest on see ikkagi täiesti häiriv, kui räägitakse mingisugusest paikusest. Esiteks paikus on palju kaugel. Ja kõige rohkem kasu mõtlema nendele inimesi, kes ei lähe seda. Ja teiseks, siis ma mõtlesin vahepeal ära vaadata, mis see uue Pärnu linna üldplaneeringu ja seal öeldes otse, see on see elektrirajatiste kavandamise tingimused ja siis 24.5 punkt on, et uue energiamahuka tootmisettevõtte asukoha valikul eelistada elektrivõrguga liitumise kulude optimeerimise eesmärgil olemasoleva piirkonna alajaama lähedal. Mis tähendab ikkagi siis seda, et kuhu see koht, kuhu kohta see alajaam nagu potsatab, et sinna ümber siis ikkagi hakkab see nagu tööstus või see on tootmisalad ja muud nagu kasu nagu tekkida. Et selles mõttes ma ei saa ikkagi aru, et miks sa seda paikuse asja mainisid ja miks ikkagi üleval hoida selle idee, et hoiame paikuse kabijaama vahel ja tegelikult kõige olulisem loogilisem ja see on kõige lähedasem on ju see koht, kus ikkagi see kabialajaam või ju vähemalt sinna Tammaru ümbrusse, sest esiteks see on ikkagi tööstusalana planeeritud kohe algusest peale, ta oli ka paikuse selle valla üldplaneeringus oli ta tööstusala, ega minu meelest ka uues üldplaneeringus on tööstusala ja siis enne ütles seda, et tööstusalas on see planeeritud, tegelikult ei ole. See on täpselt seesama jama nagu ikkagi Tallinnas, kui täpselt Pärnus on, ja paneme olemasolevad krundid üldplaneeringusse ja siis ongi kõik. Ja siis see Tammaru see tööstusala on täpselt olemasolevad krundid on tööstusala, aga sinna juurde ei ole midagi pannud. Ja siis on selle Prügimäe üldpluses, no see oli muidugi ka paikuse valla üldplaneeringus juba oli jah mingid tööstusalad. No see on ka uues üldplaneeringus, aga ikkagi uusi nagu tööstusalasid ei ole nagu tekkinud. Aga praegu, mis tuleb, on hästi halb mõju nendele tuulikutele ja see tekib negatiivset mõju, inimesed peavad lahkuma. Ja me peame kuidagi andma kompensatsioonimeetmed nendele inimesele, et ka inimesi saaks väga ümber zoneerima nagu tööstusalaks, siis on ju selline infraheli ja muud heli hakkavad inimesed minema tõukama ja siit edasi nad ei taha. Aga see võibki olla kompensatsioonimehhanism, et siis nad saavad vähemalt muuta selle tööstusalaks ja anda mingitele arendajatele, serveriparkidele või kes iganes, kes seda tahavad arendada. Aga kui sa nüüd mainid jälle, et see kohaliku kasu jälle mingi kuidagi paikust, ma ei saa, mis see paikusse puutub. Kohalik kasu peaks kõige esiteks Tammuru olema ja siis vaatame paikusse kasu. Kui sa paned selle alajaama sinna paikusse suuna, siis me ei hakka jõudagi sinna paikusse seljaneks ümbruse, kus on tihastus olla sinna mingi tööstuse panna, see on ebaloogiline. Et selles mõttes ma soovin, et see oleks vastalause ja siis pange teine vastalause ka, et kui te teete vähemalt mingisuguse selle alajaama või mingisuguse tihast liikumispunkti sinna paikusse suunal, siis vähemalt Tammaru suunal pange ka, siis tehke 2 punkti, sest need Tammaru ümbruse inimesed saavad ka palju lihtsamalt. See pärast on jälle selline jutt, oi, ühendusliin maksab 10 miljonit ja ega siin pole selliseid inimesi, kes seda kinni maksavad. No nagu nüüd ei maksa siis kinni, tehke siis otseliin siia Tammuru lähedusse, et inimesed saaksid lähedalt ja odavamalt. Ma ei saa aru, mis selle memorandumi sisu eesmärk on. Kas keegi on välja otsustanud, et paikus saaks liikumispunkti ja selle kasulik otseliiniga? Mis see paikus siis ütleb? Kas Sanli soovib seda memorandumit avada, aga ma arvan, et siin on mingid mööda rääkinud, see üks asi on see otseliin alajaamast, kuhu on sõltumatu arendaja ja linna vahelisest memorandumist seadusest tulenevalt. Otseliiniga võimalik see 6 kilomeetri raadiuses ilma võrgutasuta saada energia. 10 kilomeetri tagasi sellise pointi, et Tammaru on loogilisem koos selle alajaama, siis saab kohe lähedal. See on täiesti võimalik, et see sinna tuleb. Otseliin on ikkagi selle tuulepargi alajaama, mitte nagu sellest alajaamast, kus põhivõrguga liitutakse. Nagu 2 erinevat alajaama on siin. No mina vaatasin alguses mingi vanemate materjali, seal oli olemas indikatiivne alajaama asukoht. Ja siis selles uues, mis praegu on, siis ma enam ei olnud, ma ei saa aru, kus koht see pannakse. Jah, aga otseliin tuleb tuulepargi alajaamast. Jaa, ta on laseb ikka kõrgeks alajaama, isegi Tammaru lähedal, sest Tammaru kannatab rohkem. Kasu võiks olla rohkem Tammaru suunas ja siin on ka tööstusala rohkem. Selles on see põhjus, ma lasin öelda, mitte selle paikuse suunas. Seda ma lasin öelda. Sellepärast need tuulepargi 3 need võimalikud asukohad, mis on tuulepargi ala sees, seal on väiksel alajaamal.
need on kõik selles prügilapoolses otsas, nii otsas, kui nad saavad olla. Ja kus see otseliini ühendus on, kas need on seda Alajamaa seised Alajamaad, kas sealt pannakse otseliin või pannakse suvalisest kohast või pannakse sellest üldvõrgu Alajamaast, kus kohas see koht on, kus saab liikuda? Otseliinisid meil ei ole näidatud, sest meil ei ole neid objekte, kuhu seda otseliini näidata. Mis objekt see on, see kuhu ühendatakse siis? Otseliini saab, nagu Agne ütles, saab võtta siis sellest tuulepargi alajaamast. Aga lihtsalt on see, et ma püüdsin seda öelda, et me räägime sellest hüpoteetilisest tööstusest, tulevasest tööstusest, mis saab siia tulla, et meil ei ole täna neid objekte ja seetõttu mul ei ole kuhugi seda otseliini tõmmata. Jah, aga siis Alajamaad võib panna näiteks sinna suunas, kus me nagu arvame, et see tuleb, mitte siis paikuse kuhugi seljamise vahel, mis on nagu jagu. Ma ütlen, et selle Alajaama panemisel kirjutab ette ka väga palju Elering. Jah, aga ikkagi saab natuke ikkagi suunata mõelda, et sinna... Nõus, seda saab, selles suhtes saab seda suunata. Ja, aga siis seda ma mõtlen, et pange sinna see dokumenti kirjas, et suunake sellesse, kus on mõistlikud, mitte nendest inimeste eemale, kes kõige rohkem kannatavad, siis see ongi, tegelikult ainuke võimalus ongi nagu neutraliseerida seda, et nad saavad oma halva maa, mitte jätta põllumajandusmaaks, mis on nüüd 1 euro ruutmeeter, vaid saavad näiteks tööstusmaaks panna, mis on 10 euro ruutmeeter. See on ainuke võimalus üldse kompenseerida, muid kompensatsioone pole. Või see ära hoida. Aga meil on nüüd veel 9 küsimuseks aega. Ma küsiks niipidi, et kas tegeleb arendaja, kui ükskord saab siis 20-30 aastat, mis tuulepargi vanus on, täna maksab suurusjärgus ühe tuuliku mahavõtmine 500 000 eurot. Selle aja peale maksab ta võib-olla 5 miljonit ühe tuuliku mahavõtmine. Kas see on arendaja teela, kes tegeleb mahavõtmisega hiljem? Jah, see on nemad on seda arendaja vastu. Ma arvan, et meil oli Oota, kes see? Ei, arendaja saab vastata selle küsimusele. Ma võin vastata, jah, see on täna arendaja kohustus see tuulik demonteerida, kui see aeg saab otsa, siis tema tuleb selle demonteerida. Ja utiliseerima ka? Jah. Aga kui arendaja on selle aja peale pankrotis, seda toletab. No vaadake, see juba läheb siis filosoofiliseks ja demagoogiliseks. Ei, no kuidas? Ei, no kas see on lepingutes sees? Kas see on lepingutes sees, et arendaja peab... Selle jaoks on regulatsioonid ju, kui ettevõte läheb pankroti, mis siis edasi saab? Jaa, aga kui ei lähe, siis on ju täna on kas lepingutes sisse kirju... Me ju kõik ju täna siin ju töötame kuskil, kus on mingi ÜVAS või mis võib homme olla pankrotis ja kogu aeg seesama küsimus, mis siis saab, eks ole. Ja no me näeme, kuidas riigihangetes käivad ja kaovad need väikefirmad, tollest me ei hakkagi rääkima, aga ma küsin, et kas täna on leping tehtud, et te utiliseerite, lammutate, on see lepingusse sisse toodud või on teie sõna ainult? No mis te räägite siis, et teie võtate vastutuse ja teie lammutate? 20 aasta pärast, kes teab? Ette ju seda, et arendaja ehitusloa alusel tellib tuuliku, püstitab tuuliku, käitab tuulikut ja demonteerib tuulikut. Okei, selge. Niimoodi on sees, siis selge. Kui seal on ka utiliseerimine sees. Omanik võib muutuda. Ja muidugi võib, ega ei ole ju siin ükski asi ei ole ju nagu selles kontekstis, et arendaja võib omanikku vahetada või täna üks ettevõtte homme teine. Ma tean, et osad isegi nagu ostavad tuulikuid niimoodi, et sellel on sees täishooldus kuni nagu elu ja lõpuni. Ja täna tuulikuid paigataksegi nii-öelda tootjapoolse eluaja hooldusega koos. Ja sest et meil ei ole pädevust seda tuulikut ise hooldada, see, kes seda tuulikut toodab, temal on ka vastav pädevus seda hooldada kogu eluaja jooksul, nii nagu siis, ma saan aru, et need igasugused sõnad nagu normid ja seadused ja need kõiki ärritavad, sest et mis siis on järgmine küsimus, mis need on ja kuidas me neid defineerime, siis täna nii-öelda siis ikkagi tuulikutootja kogu eluaja perioodi jooksul käitab seda või hooldab seda tuulikut nii, et käitab jaoks ohutud vastavalt nii-öelda seadustele. Aitäh selle selgituse eest ja tänaseks on avalik arutelu lõppenud, aitäh. Üks küsimus oli veel ju. Küsimusi, siis peaks ikkagi saama vastused, kuidas see ikkagi ära lõpeb. Meil lihtsalt oli see aeg kokku lepitud ja see aeg on täis saanud.
aga lõpuaega ei olnud ju? Oli küll. Oli või? Mina olen korraldaja. Aga mul on üks küsimus selle kohta, et miks need arutelud tehakse kell 1 päeval ja kell 4 päeval, et tööinimesed ei saaks tulla koosolekutele, et miks sellised kellaaeg on valitud nüüd? Vaata selle koha peal ma olen teiega nõus, et ma ei ole täna mitte esimest korda ega viimast korda mingil arutelul, olen seda küsinud ka eelnevalt ja ma arvan, see jääb ka tulevikus niimoodi, et see ei ole tänase koosoleku mure, vaid see on kõigi asjadega nii, et Vot sellepärast ma siin olengi, et inimene ei saanud tulla ja ma tulin teda asjandama. No, see on ilus jutt, aga mis te inimestele oodata edasi? Mõni hoolides. Mõni raha, mõni hoolid niisama. On jopp ja edasi. Hommid alla ju muidugi, jah.